Nüüd väga sujuvalt vestlusendist üle raamatu esitlusele. See raamat on välja antud Britannia meetodil ja see on ise kirjastatud. Ma tahtsin sellest küsida, kuidas suhtud sellesse muutunud kirjastamissituatsiooni, kus raamat ei tähenda ilmtingimata enam kvaliteedi garantii. Kas see on õppinud sellise vana hea raadiomaailma või paneb siin lihtsalt mõtlema sellele, et tegelikult on kirjastamisele alati ligi pääsenud ka need inimesed, kes ei jaga neid võib-olla demokraatlikke väärtusi või ei pea inimõigusi oluliseks, et mis sa arvad sellest isekirjastamise maailmast? Esiteks on täitsa selge, et raamat kui kultuurimeedium on oluliselt teisenenud viimase 30 aasta jooksul laias laastus. Ta on nii-öelda massipärast demokratiseerunud. Et isegi Eestis me mõtleme, mida tähendas avaldada raamat 30 aastat tagasi ja praegu, või mõtleme ka läänes, on olnud väga kiire. Üks ütleb devalveerumine, teine ütleb demokratiseerumine. Ja nüüdsed tehnoloogilised vahendid on seda pihta midagi veelgi enam segi paiskamas. Ja ma tunnistan, et mul ei ole mingit väga selget positsiooni selles küsimuses. Ma olen tegelikult keset nagu väga suurt muurangut, mida on toonud kaasa siis digitaliseerumine kirjastamismaailmas. Ja ma ei kõhkle võrdlemas seda Gutenbergi revolutsiooniga, et see on sama mastaapne sündmus, mis radikaalselt teisaldab meie suhet raamatusse. Aga sama tõsi on see, et nagu Gutenbergi revolutsioon, trükikunstide leiutamine muutnud seda kirjastamis- ja lugemismaailma üleöö, ei muutu ka selles praeguses digirevolutsiooni kontekstis muutus situatsioon nii kiiresti ja väga raske on nagu liikuvat sihtmärki kuidagi iseloomustada või kõik võimalikud tulevikud stsenaariumid ette prognoosida. Aga lühidalt ma näen, et siin on rida plusse. Eriti nii väikses ühiskonnas nagu Eesti, kus tiraažid on väga väikesed ja igasugust nii-öelda nišikirjandus, nagu luuletused, nagu kataloogid, nagu filosoofilised esseed ja paljud muud asjad, on seni jäänud selle barjääri taha, et teil on mõtet trükimasinat käima tõmmata selleks, et trükkida 300 eksemplari. Lihtsalt selle objekti enesekulud, tema oma hind ületab tema võimalike ostjate ostujõud. Teil on mõtet trükkida luule kogu 300 eksemplaris, millest iga eksemplar maksab 40 eurot. Ja nüüd see uus situatsioon, kus esiteks kaob vahelt ära mõned kuluallikad, mis seostuvad kirjastamistööga. Ja kus on võimalik siis nii-öelda müüa nii palju, kui on ostjad, ehk trükkida nii palju täpselt kui on ostjad, mida see print on demand võimaldab, et seal enne raamatut füüsiliselt sul ei olegi, kui sul on 10 ostjad või 5 ostjad ja trükid neile nii-öelda eksklusiivse raamatu, nagu ma saan aru ka seda kataloogi turustatakse. Ja selles mõttes on ikka väga positiivne, et see võimaldab nii-öelda trükki pääseda teostel, mis varem trükki ei oleks saanud pääseda eelkirjatud tööstel. Mis ma näen miinused, kui mida katsun kokku võtta, siis selline isekirjastuslik süsteem võib hakata ühel hetkel, kuidas öelda, raiuma oksa, mille ta istub või hakkab hakata välja sööma traditsioonilist kirjastamist. Kui ta nagu laieneb ja ühe rohkem inimese leiab, et milleks ma kasutan kirjastuse vahendust, mul on võimalik raamat ise viia. Ja see võib tähendada seda, et omakorda, kui peaks traditsiooniline kirjastamine midagi kämbuma, omakorda jäävad ilmumata mõningad teosed, mida ise kirjastamine kunagi ei taha või suuda või soovigi välja anda. Et siin on see küsimus, kuidas nagu oleks nii-öelda hunt söönud ja lambad terved. Ja mina veel näen, mis on kirjastuse funktsioon. Tihti mõeldakse kirjastus nagu trükikoodad. Auto tuletab käsikirja, kirjastus võtab seal riske raha ja vahelt kasu, et trükib raamat leevitab. Tegelikult ikkagi lõviosa raamatutest sünnivad või idee tasandil kirjastuses. Kirjastus ikkagi
tellib teose, otsib autori, toimetab, kujundab, turustab, reklaamib, levitab ja kõik see protsess, mida üldjuhul ise kirjastamine ei paku. Ja selles mõttes kindlasti ei pea endale ette kujutama, et tuleviku tehnoloogilised võimalused võimaldavad igalühel ise olla omaenda kirjastaja. Et toimetaja jääb alati, kui tahta kvaliteetset teksti. Ja tihti ka lugejale on väga kasulik orientiir, selline kirjastuse märk või see bränd, et mina isiklikult ma vaatan oma lugemis- või oskuharjumus, ma ikkagi väga tihti orienteeruma kirjastuse järgi. Ma tean, et see kirjastus, see sari konkreetselt tagab mingi kvaliteedi ja kui mõtleme sellele tohutule raamatu merele, mis iga päev poode jõutab ja mis ainult paisub, siis lugeja vajab mingit nii-öelda väravahti või vajab mingisugused orientiiri ja siin on minu arust need vanad kirjastused jätkuvalt vajalikud. Ja fakt, kui me mõtleme äriliselt, et meil on esimesed edulood nii-öelda self-publishing ise kirjastamise valdkonnas, kus mõni koduperenaine on kirjutanud 100 masotoonidega erootilise romaani, mida siis nopitakse üles ja turustatakse lõpuks üle maailma aga selgelt jäävad eranditeks, et lõviosas enamik autoreid ei saa iial sellisel tasemel, et ennast rikkaks kirjutada ja rikkaks kirjastada. Need on sellised pihutavad edulood, mis tegelikult on irvatuled, mis enamikele jääb kätte saamatuks. Äriliselt ma ei näe, et see kirjastamine oleks selline valdkond, kus siis enamik saaks rikkaks või et see oleks majanduslikult kuidagi perspektiivne. Aga ta lihtsalt on väga nišš, mis jääb jälle. Selles mõttes, et need diskussioonid maailmas ikkagi jätkuvad kõigest hoolimata, et kas suurtel kirjastustel on tulevikku või on turul ise kirjastajate järel, et ikka veel arutatakse, ikka veel vaieldakse ja on väga erinevad arusaamisi. Ja mahtud ikka arutelud, üks on see isekirjastamine versus nii-öelda klassikaline kirjastamine. Mina isiklikult olen kindlasti seda, et kirjastamine ühel või teisel moel säilub. Isekirjastamine iial ei suuda asendada klassikalist kirjastamist. Samad toimetamisprotsessid, turustamine, laiem levi ja nii edasi. Aga palju aktuaalsem, olulisem on ka küsimus sellest, et raamat oma põhiolemuses, peavoolus säilub paberil või digitaalselt. Ja see on tegelikult sama oluline, isegi olulisem teema, et ka see paistab segi väga palju senise traditsioonilise kirjastamisest. Terved lülid kukuvad ära ja turg muutub globaalseks ja tiraažid ei saa igale otsa ja see sunnib teisiti mõtlema, teistmoodi kirjastamise äri üles ehitama. Ja mis sa arvad, mis siin hakkab toimuma, kelle pärast on tulevik? No selgelt tulevik meie raamatu pärast. Ma arvan, et see on pöördumatu, nii nagu oli kõigi kunst pöördumatu, aga sama selge on see, et paberraamat ühel teisel kujul säilib. Mis kujul, seda raske öelda. Kindlasti kõik need arengud võtavad kaua aega, vähemalt paar põlvkonda peab mööda minema, kes on üles kasvanud, kelle ütleme, lapsepõlve möödunud raamatutest ümbritsetud keskkonnas, kes on näinud veel raamatu pooli oma enda silmadega, see kõik säilitab teatud emotsionaalse sideme trükiraamatuga ja nii kaua ma ei muretse, aga ma arvan, paari põlvkonna pärast see nihe toimub ja trükiraamat siis taandub mingile niši objektiks. Ma kujutan ette rida žanrina kunstialbumid, kokaraamatud, mõned teised säilitavad oma eelised ka paberkujul. Aga näiteks kogu entsüklopeediline kirjandus, kogu teaduslik kirjandus, kogu jutukirjandus, ma arvan, liigub mingis tulevikus, ma ei tea, 20, 30, 50, 70 aasta pärast digitaalseks, ma arvan, see on selline. Me saame siin teha päris hea katse, sellepärast, et see sama arvishüppel meil taga on luukodulehekirjal müügis nii paberil, paperbackil või e-raamatu kujul, et saame vaadata, et kumb siis ette räägib. Ma aitäh selle kommentaari eest. Ma võin need ära minna. Sinu ülesanne täielikult